Me oleme täna siin Aravete kardirajal, kus just eila lõppes, kui mitte Baltimaade, siis kindlasti Eesti võimsaim kardivõistlus just C-klassides, kus sõideti rajarekordeid ja saavutati mitmeid häid tulemusi ja oli ka osavõtjate rekordeid mitmes klassis. Ja tänasel päeval on see rada uuesti käigus, kus siis saavad oma esimesed trennid teha päris ehtsal võistluskardil need noored, kes saavutasid tublisid tulemusi kardispordi tuleviku tähtsarjas. Et oma õla on alla pannud sellele, et noored saaksid teha oma esimesed need sammud ja proovid. Talvar Racing, Aqua Racing ja samamoodi Aero Racing, kes on siis kõigile pannud välja või andnud võimaluse teha mõned sõidud ehtsa autoga koos väikse nõustamisega, kuidas mida paremini teha, et neil oleks võimalus aru saada sellest, mida kujutab endast ehtne võistluskart. Olles harjutanud pikalt seda hobikarti, on neil viimane aeg ehk teha järgmine vähe suurem samm võistluskarti ja tulla sõita päris ehtsatel võistlusadadel, päris ehtsate võistlusautodega, et viia edasi Eesti noortesporti. Siin esimesed 2 sõitu kulus lihtsalt poistel kaartide õppimisega, kuna tegemist on ikkagi täiesti teiste asjadega, kui on hobikardid või kas või tavaline auto. Ja siis viimastes paar näpunäidet jagasin, kuidas paremini trajektoori võtta ja kiirust hoida, et ajad ikka paranesid ja viimased trennid olid kõige kiiremad. Kõik 4, kes meil olid siin, näisid head kiirust. Ei ole midagi öelda, et hobikart on neile põhja alla teinud ja nüüd võistluskart või crosskart või auto, mis nad järgmised valivad, on kindlasti hea kogemus oli. Võistluskardiga olen enne sõitnud Tabasalus. Hobikardiga sa saad nagu rohkem suruda karti. Nende kartidega niimoodi, et sa pead sujuvalt keerama. Väga ei ole keerulist, lihtsalt siin on see, et sa pead õigel ajal gaasi vajutama ja hoidma seda peal. Esimene kokkupuude võistluskardiga oli minul siis, kui ma võitsin selle Talendid rajale ühe sarja ära ja sealt ma sain tasuta trennipäeva. Seal ma sõitsin siis minikardiga. Täna ma vist arvan, et oli juunior ja no see on ikka täiesti teine teema kui mini, see läheb ikka päris palju äkilisemalt edasi ja väga vinge oli. Võistluskardiga sa ei ole enne sõitnud, mis mulje sul jäi võistluskardist? Ta on palju kiirem kui hobikart ja ta on isegi sarnane natuke autoga, kuna ta on nii võimas. Kas sõita tuleb kuidagi agressiivsemalt või autole? Vist mitte, sujuvamalt isegi.